Tere, minu nimi on Kirill ja nagu näete, meil on väga ebatavaline formaat. Täpsemalt me oleme driftiautoga, mitte driftikeskuses, mitte rajal, mitte trennis, vaid me oleme jäähallis. Haabersti jäähall, aitäh kutsumast. Seega me proovime sõita siin, filmida ja lihtsalt nautige seda videot, sest meil on kaasas Alex. Alex teeb muidu Kristo Rudule videosi, aga seekord kutsusime appi ja ma arvan, et jääb väga hea. Me teeme siin driftikeskuse contenti, me teeme meie contenti, teeme erinevaid asju ja lihtsalt naudime, vaatame, mis saab. Portelsi lõhkuda ei tohi, see on reegel number 1 ja me proovime kuidagigi seda kõike säästa. Lisaks, miks on siin hokikepp, miks on siin mingisugune kott? Jah, kes jälgib mind Instagramis, see teab, et ma tegelen jäähokiga. Jäähoki on olnud minu hobi aastast 2007. Täpsemalt tegelesin ma 10 aastat professionaalse hokiga, siis ma tegin 5-aastase pausi ja ma tulin tagasi. Miks mul see varustus siin kaasas on? See ei ole niisama. Vaatame video lõpuni ja jooksvalt näeme kõike. Te olete näinud ju talvedrifti videoid, aga sellise autoga jää peal sõitnud mina ei ole, aga me teeme täna selle proovi. Ma ei tohi läheneda portedele, aga siin platsi keskel ma tohin olla. Tegelikult ma tohin läheneda portedele, aga kui ma puutun neid, on mu rahakott veel tühjem kui ta praegu. Ja nagu öeldakse, let the fun begin. Videos välja nägi, aga mina nägin seda väga ägedat. Ma arvasin, et see asi on täiesti nulljuhitavusega, aga võta näpus, see oli väga äge. Sa saad mingi väikse klipi teha mulle, kas tagida kohe mind? Ma arvan, me teeme paar asja siin veel nende ratastega ja siis teoreetiliselt võite mingi hokivarustusega panna. Ja no me lähme. Ma millalgi ka tulen. Millalgi, ma ei tea veel. Ma näeme varavahivarustus, see on ka mingi hokivarustus. Ei saa. Aga vaata, see asi isegi, ma mõtlesin, et see nagu null liikumist tuleb, aga liigub. Ma arvan, et gaasi pane rohkem tajuta. Teoreetiliselt, kui ma panen käigu sisse ja ma ei tee mitte midagi, siis teeb oma tühikäigul väga ilusti ära. Okei, no ma proovin sõita. Et paremat kätt minult, vasakult teie poolt seisavad väravad. Need on jäähoki väravad. Mina muidu kaitsen neid, aga seekord ma uisutan nende ümber ja mitte uiskudega, vaid driftiautoga.
arvan, mul ei ole mõtet teha neid 10 tükki järjest. Kõik nägime, et asi töötab ja 8 teha saab. On ju? Jah. Mis sa arvad, kumb on kiirem jää peal? Drifti auto või drifti ratas? Vaatame järgi. Ohoh, nii hästi. Mööda. Mina olen see, kes mina olen. Jäähoki väravavaht. Ja üks puder näiteks. Aine. Ma arvan, et umbes 30 klippi filmime, äkki 2 õnnestub. Aga siis teemegi niimoodi, ma ei tea, kas tahate hoo pealt või tahate lihtsalt söötus oma vahe või? Mõelge ise seda. Teeme nii, nagu me tavaliselt ründame, et me seisame. Ja istute pingi peal või päris pingi peal näiteks. Jah, pingi pealt teeme ära. Selle klipi võib ka teha päris. Kui sa väga tahad. Tavaliselt Marek kuskil mujal ei olegi. No ma räägin. Ära ropenda praegu. Rop natuke võiks. Nii, aga mis me teeme siis? Tehke midagi. Me hakkame tehke. Tehke midagi. Mina proovin tõrjuda, aga ma olen juba higine väsinud, aga proovime.
filmisime umbes 5 minutit, ma pakun. Hoki on raske. Mine sa ka hokit mängima, ära istu kodus. Aga tegelikult on suvi. Tule driftile. Ülipaljud on minu käest küsinud, mida tähendab number 89 ja kust see tuli. See number tuli aastal 2007 minu hokist. Ehk siis ma läksin oma esimese treeneri juurde, meil oli mäng tulemas. Ütlesin, mul on särki, mul on vaja särki, mul ei ole särki. Ja siis ta võttis kapist välja, või ta tegi kapi lahti, kapp kukkus välja hästi palju särke, võttis esimese, mis maas oli, ja see oli number 89. Ja sellest ajast saati ma olengi 89. Oi, kui palju vaidlemisi on isaga olnud selle nimel. Ma olen alati tahtnud mingit teist numbrit. Aga aastast 2007 see number käib minuga igal pool kaasas. Läks kõtki, jah? Ei, no see teine käigas. Litrid ei lenda väravasse. Ei, no, ma lõin Viskune väravad ei lähe. Ma lähen väravasse. Jaa. Me teeme ikka nagu päris hakki. Kaklemist või? No absoluutselt. Ma tõmbasin särgi üle pea ja siis lõpus me tantsime ja siis läheme õhtul unibetti. Minu arust on palju ägedam kui väravahiga kakelda. oleks küll, jah, kahekesi. Oleks okei. Aga mul ei tule kindad ära, aga ma arvan, et sellega on valus. Või noh, nagu sellega. Aga kindlasti ei tule käest ära, ma väga tahaks, aga. Võtad püksid ära? Püksid ära võtta. Need pole need mängud. Need on seal hiljem. Kuna ilma uiskudeta oleks, siis saaks vist. Aga küsimus on selles, kas sul on mind vaja hokivarustuses või ei ole vaja? Ma oleks vahetaks ära hea meelega. Ei ole seal masina peale midagi. Aga ilma uiskudeta poisse ma kasutaks küll korra, ma tahaks teha... Saunast pilte. Nii, minge pange sussid jalga. Okei. Ja hakkabki video lõppema. Siin koha pealt ma tahaks väga tänada Haabersti jäähalli ja kõiki minu toetajaid, kes on võimaldanud mul jõuda nii kaugele, et ma saan tegeleda 2 hobiga korraga, ehk siis hoki ja drift. Ma arvan, see formaat tundub väga äge, et hokivarustus, driftiauto, jää, driftirattad, iluuisutajad, kõik. Väga vinge, mulle väga meeldis ja aitäh, Alex, sulle ka, et ilma sinuta oleks ikka väga raske sihukest contenti teha. Näeme juba varsti. Ciao! Küsime, kuidas need emotsioonid on. Kõvedalt. Meil on hea.